See on Ella sari. Ella sarjas on palju rohkem raamatuid, aga need on vaid mõned näited. Täna tahan sulle lähemalt tutvustada Ella ettevaatuslapsed raamatut, mille on kirjutanud Timo Parvela. Ella naerab palju ja jutustab kogu aeg. Kõik on tema sõbrad. Pate on hea sportlane. Ta ei saa alati kõigele pihta, aga sellest pole midagi, sest Pate on Pate. Hanna on väga tarmukas ja asjalik. Ta ütleb otse välja, mida mõtleb. Tuka on tark. Tal on alati palju nutikaid ideid. Tiina on hirmus südamlik ja siiras. Ta on ka hästi tavaline. Sampa nutab alatihti. See tuleb sellest, et maailm on tema vastu sageli ebaõiglane, mitte nagu Patsman ja ema, kes on õiglased kangelased. Pukari ei löömita kellegi ees. Tema karmikoore all, kusagil väga sügaval, on peidus hea ja hella südamega poiss. Esimene peatükk on Ma armastan teid. See on Ella ning ta käib teises klassis. Tal on tore klass ja tore õpetaja. Õpetaja on käitunud viimasel ajal veidi imelikult ning tundub, et ta armastab oma tööd väga. Hanna arvas, et õpetaja on jälle väljapressija küüsi sattunud. Õpetaja on haige, ütles Tuuka. Me mõistsime alati, et Tuukal on muidugi õigus, nagu alati. Alustame väikse kirjutisega. Otsige välja oma pastakas ja vihikud ja kirjutage luuletus teemal, mis on õnn. Kõik olid hämmeldunud. Kõik olid kindlad, et nad teevad ettekande hoopis sellest, et nad räägivad või kirjutavad enda suvest. Eriti kindel oli Tiina, kes oli juba kodus 20 leheküljelise ettekande kirjutanud. Seda ma arvasin, ütles Sampa, kellel oli samuti kirjand valmis. Õpetaja pakkus välja sellise luuletuse. Mis on õnn? On õnnel rattad ja kool, tal on sidur ja pidur ja lapse jaoks turvatool. 1004 ta tuhiseb teel, ikka edasi veel ja veel. Mööda linnutee radu olgu päike või sadu. Teine peatükk, õigus lemmikkohale. Õpetaja on hädas, ütles Tuuka. Kindlasti on mingi jube hirmus haigus, ohkas Hanna. Võib-olla isegi hirmsam kui ostupalavik. Kas see on nakkav, küsis Ella. Jama on selles, et õpetaja ise ei tea, et ta hädas on. Väga kummaline. Kui mul oleks sellised kaebused sügelevad saged, pakatav süda ja sireenid karvas, siis saaksin ma küll aru, et olen haige. Selline haigus on kindlasti jube ohtlik. Kujutage ette näiteks kõhugrepi, mis teeb õnnelikuks. Mida me teha saame, küsis Hanna. Õpetaja ei tohtinud näha meid enne, kui olime arsti juures ära käinud ja sümptomide põhjuse välja selgitanud. Nii et see juhtus siis pärast kooli. Ja siis juhtus midagi kummalist.
Ella ja tema sõprade meelest hakkasid koerad rääkima, kui õpetaja neid nende lemmikkivi poole jalutas. Sellise kohta on erinevaid arvamusi, ütles üks teine hääl. Nähtavasti oskas Kui ja Ott mõlemad rääkida. Igal juhul jääb see kivi sinna ette, ütles Koi. Ja see tuleb kõrvaldada, lisas Ott. Te ei räägi ometi tõsiselt, oli õpetaja üllatunud. Ei kuulu ametikohustuste hulka. Meid huvitas muidugi see ka. Nimelt räägivad koerad oma ametist harva. No mõistagi teastame me kaevtööd ja peame kõiksugu kraami. Me noogutasime. Just selliste asjadega koerad ju tegelevad. Me otsime hallitust ja tuvastame veekahjustusi. Aga mõistagi ei rääkinud Koi ja Ott, vaid olid 2 meest õpetaja taga, kellel olid kollased kiivrid peas. Ning need inimesed tahtsid kivi kõrvaldada. Aga siis piilus kogemata Sampa välja ning tema Batmani maski kõrvad läksid vist ette ning siis õpetaja ütles, aga see kivi ei tohi kõrvaldada, seal on hiidnokkloom lendorava pesa. Ja kui hiidnokkloom lendorav muneb ja on haudumisaeg, ei tohi teda segada. Ta võib väga vihane olla. Ahaa, ütlesid ehitusmehed ja pöördusid minekule. Me läksime arsti juurde. Muidugi ei saa meil lihtsalt sisse marssida ja küsimusi esitama hakata. Me peame ka valvsad olema. Me maskeerusime. Nimelt kasutame me alati maskeeringut, kui kavalad oleme. Tegime vatist valehabemed, välja arvatud Sampa, kes tahtis olla Batman ja välja arvatud Pukari. Noh, aga tal oli selleks oma põhjus. Pate pidi ütlema kõik, mis õpetajal viga ning teesklema, et tal endal oli see. Noh, ning see siis töötas ka. Õpetaja samal ajal aga ikka veel jalutas ning võib-olla oli koju jõudnud juba. Aga Pate saadeti haiglasse, et teda saaks rohkem diagnoosida. Pidi ikka väga tõsine haigus olema. Meie aga imestasime hoopiski selle üle, et arst tegi Patest 3 pilti. Õpetaja pidi tõesti haige olema. Saage ruttu terveks. Õpetaja oli järmus tõsine. Pate on haiglasse sattunud. Keegi ei tea veel, mis tal õieti viga, kuid haigla tippaksid annavad endast parima, et see välja silditada. Ma mõtlesin, et me võiks Patele ühe toreda kaardi meisterdada. Me võime ta üle tänava aidata, pakkus Tiina. Pimedaid aidatakse üle tänava. Õpetaja ei ole pime, ütles Tuuka. Mina olen Hannake Pai ja teen talle mütsi, pakkus Hanna. See on haige kõrvaga kiisude jaoks. Pealegi oli seal laulus tegelikult Maieke Pai. Ma arvasin, et Hannake Pai, ütles Hanna. Mu pea koriseb,
ütles Tuuka. Maskeerume. Nad maalisid näole täpid, et Patega koos haiglasse saada, siis saaksid nad teada, mis õpetajal viimaks viga on. Aga kui õpetaja täppe nägi, siis ütles ta, oi, vesivärvid, tule, lähme ja peseme need maha. Aga siis selgus, et neid ei saanudki maha pesta. Need olid tuulerõuged, sellepärast saadeti nad haiglasse. Õpetaja vähemalt viis nad. Märka last. Ühesõnaga, siis ta sõitis väga ettevaatlikult. Aga ristmikul hakkas üks mees tuututama, kui ta punase tuledega seisma jäi. Õpetaja lihtsalt astus keset liiklust välja ning hakkas seletama, et lapsi tuleb märgata. See on kutsehaigus. Meid viidi haiglasse politsei eskordiga. Üks politseiauto sõitis nende ees ja teine taga. Ning õpetajal ei tulnud kordagi ristmikul peatuda, et vasakule või paremale vaadata. Õpetaja nägi väga rahulolev välja. Teda kurvastas vaid see, et politseinikud sireeni tööle ei pannud, ehkki ta valus. Tänan, ega teil juhtumisi pole aega mind pärastlõunal ostukeskusesse saata. Nimelt nõuab mu naine järje kindlalt, et ma sõidaksin oma uue ja värskelt vahatatud autoga sisseostu tegema. Ehkki ma olen püüdnud talle selgeks teha, et tal oleks palju mõistlikum jalgsi minna. Õpetaja istus voodiserval ja mossitas, kuid me ülejäänud läksime Patele tere ütlema. Me mõtlesime, mis kala tal olla võiks. Minu koht ei ole siin, ütles õpetaja. Ma olen tuulerauged juba läbi põdenud. Aga teil on täpid, ütles õde. See on kutsehaigus, ma olen laste vastu allergiline, seebral on ju ka triibud, aga ega sellepärast teda haiglasse ei panda, püüdis õpetaja õde ümber veenda. Seebrade koht on hoopis loomaaias, teadis õde. Õpetaja naine tuli. Kallis, äkki sa peaksid pisut puhkama? Leopard oma täppe muuta ei saa, minuga on sama lugu, püüdis õpetaja selgitada. Aga sul on tõesti näo peal täpid, ära nüüd sina ka hakka. Ära muretse, kallis, küll kõik korda saab. Arsti teadus on imeline. Hommikul rääkis õpetaja Patega juttu. Mul on nii veel näha, et sa nii reibas oled, ütles õpetaja Patele. Samad sõnad. Ma olen sinu pärast mures, samad sõnad. Sa oled nüüd vähemasti heades kätes. Samad sõnad. Kuidas enesetunne on? Ma muretsen natuke, mida arstid ütlevad, vastas Pate. Ära muretse, seal pole kindlasti midagi tõsist. Ma ei oleks sellest nii kindel. Pate nägi välja nagu kuldkala akvaariumisse topitud. Tõsi küll, kärekala oli parajasti voodi all peidus. Nimelt oli Pate voodi alla raamat, kui nägi, et ühel arstidest oli kroovikeeraja ja taskunuga kaasas. Kuldkala moodi nägi ta välja sellepärast, et tal oli boks ümber. Üsna palju kaebusin nii väikse mehe kohta, ütles üks harilikest arstidest. Üsna väike mees, ütles loomaarst. Üsna palju arste nii väikse ruumi kohta, ütles Pate. Ja vähe aega. Vaatame patsiendi läbi. Arstid kompist mudisid, painutasid ja kopsisid Patet. Palatis jäi üsna vaikseks. Me olime muidugi jube õnnelikud, et õpetaja oli tegelikult täitsa terve.
pisut põrund ja lapsmeelne, aga täpitu ja muidugi ka kambes. Anname ussirohtu ja jälgime, oli arst öelnud. Kõik on niisiis hästi. Arstiseadus on tõesti imeline. Ma peaksin oma ringkäiku jätkama, ütles õpetaja siiski. Jah, muidugi, mõistis õde ja avas õpetajale ukse. Aitäh, ütles õpetaja. Me vaatasime pisut nukralt läbi seina, kuidas õpetaja kitli hõlmadel lehvides mööda koridori Vabaduse poole kõndis. Muidugi olime ühtlasi natuke mures, sest arstid olid soovitanud patsienti jälgida. Me ei saanud siiski õpetajale järele minna, sest meil oli tulekauged ja me olime ka kantiinis. Hästi, ütles õpetaja. Juhtumisi vabanes meil äsja tuulekaugete palatis üks voodi. Ma määran Paavole raviplaani kell 8 õhtujutt ja kell 9 unemati. Kuuriga alustatakse haiglast ja jätkatakse siis järgmised 6 aastat kodus. Andis õpetaja korralduse ja saatis kõigi üllatuseks Paavo meie palatisse magama. Paavo puges rahulolevalt tegi jälle ja uinus kohe. Me kõik pääseme siit varsti välja, ütles Pate. Seda ma kartsingi, ütles direktor 4. korda. Vaata ja imesta. Kutsuge politsei, kutsuge salapolitsei, kutsuge tuletõrje, kutsuge salatuletõrje, kutsuge ema, olgu Sampa. Olge head ja istuge, palus õpetaja. Me istusime põrandale, sest kuhugi mujale polnud istudagi. Laua ja tooli tasemel oli hoopis tavaline vaip. Tuli välja, et kõik oli üleliigne. Koolikott, snäkid, raamatud ja kõik muu, direktor ja majahoidja. Aga majahoidja vist ei ole ikkagi üleliigne. Noh, sellepärast, et õpetaja ei saanud pärast iseseisvalt rätsepistest püsti. Ja siis pidi majahoidja teda aitama. Aga ikkagi oli õpetaja tõstnud nüüd lauad ja toolid ümber hoopis kooli võimlasse. Ja siis ei saanud üldse teha kehalist kasvatust. Miks sul ikka veel see kittel seljas on, küsis õpetaja naine. See on minu ametiriietus. Õpetajal ei ole ametiriietust. Arstidel on, aga peaks olema. Tuletõrjetel on, politseinikel on, preesteritel on, bussijuhtidel on, kokadel, pilootidel, isegi päkavikudel on ametiriietus, aga õpetajatel pole. Koi ja Ott siia, kutsus õpetaja. Siia kohe, kutsus õpetaja uuesti. Välja sealt voodi alt. Kõik 3, kavandas õpetaja. Kui te välja tulete, saate viinarit. Saate 2 viinarit. Ma annan teile 10 viinarit, kui te kohe siia tulete, keelitas õpetaja. Eks ma siis võtan selle kitli ära. Mis siis, kui õpetaja on Koi ja Oti vastu allergiline, mõtlesime meie, siis kui õpetajal on ikka täpid kadunud. Noja. Siis tulid jälle need samad mehed. See kivi on looduskaitse all, siin elab hiidnoklam, lendorav. Neid on siin veel, aga teistel pole tiibu, ütles mees redelilt. Jah, sest nad on alles pojad. Mina jätaksin teie asemel pesa rahule. Päris väsitav lugu on. Väga kiiresti seda lõpuni ei jõua. Aga proovime veidi jätkata.
siis hakkas õpetaja Koile ja Otile kavandama. Istu, seisa, tõuse püsti. See on õppetipi. Järgmisel hommikul ootas kõiki üllatus. Klassi keskel oli õppetipi ning seal sees oli lillevaas. Kuulake, ütles õpetaja. Aga õpetajal oli nüüd indiaani peaehe. Kuku, kas siin on keegi? Kostis ukselt. Seekord kuulus hääl meesterahvale. Me olime muidugi vait ja kuulasime. Kas see siin ongi see tark õpetaja? Küsis hääl. Siin te oletegi, ütles mees, kui oli meid avastanud. Aga meie ei vastanud, sellepärast, et meie kuulasime. Ja siis me saime teada, et see oli see sama tuututaja, kes oli meile ristmikul tuututanud. Õpetaja oli läinud jälle autot vahatama ja direktor ütles seda, et ei tohiks töö ajal vahatada. Ühesõnaga, järgmisena palus ta, et kas ta saaks Soome õpilasi näiteks öelda, kuidas Soome õpilased just eriti nii targad on ning näidata tavalist klassitundi. Ja siis, kui klassitund oli näidatud ja inspektorid ei tundnud ennast üldse pahasti, sellepärast et kõik leidsid, et see on samamoodi nagu nende riikides. Ja siis elasid kõik õnnelikult. Aga muide, tuli välja, et õpetajal oligi hoopis autovaha vastu allergia ja nad müüsid lõpuks auto maha. Kui sa tahad veel teada, siis loe raamatut ise. Võid ka raamatukogust laenutada.